Täna teeme Canvas esitluse baasil ühe interaktiivse õppemängu ning kasutame sealjuures siis mitmeid erinevaid toredaid nippe ja võtteid, mida Canvas saab kasutada. Aga selleks, et alustada, leiame kõigepealt esitluse malli. Sinise riba peal on vaikimisi ta nimetu kujundus, meie paneme ja teeme täna mängu, mis ei kuulu hulka. Tühileht on olemas, sellest teeme mängu esilehe ja alustuseks võiksime valida lehele sobiva värvitooni, selleks liigun siia üles värvirattasse, ratta nimi on taustavärv ja leian kas vaikevärvide alt, astmike alt või segan värvipallist ise kokku sobiva taustavärvi. Sobiv taustavärv võiks mängule olla näiteks roheline. Sellise mängu puhul on väga mõistlik teha üks avaleht, mille puhul saab alati algusesse tagasi minna ja sealt uue küsimusega alustada. Ja teeme selle lehe valmis. Panen siia pealkirja, selleks võtan tekstikasti, võtan näiteks title ehk pealkiri, võin teda venitada suuremaks või siit suuruse märkidega mängida ja kirjutan pealkirja. Mis ei kuulu hulka. Kui soovin teda liigutada, siis võtan temast kinni ja lohistan. Kui soovin teda tõmmata pikemaks või lühemaks, siis külje peal olevast valgest ribast saan kasti teha suuremaks või väiksemaks. Kui soovin tekstifonti muuta, siis tekstifont asub siin suuruse kõrval ja leia endale sobiv font. Kui soovid teksti värvida, siis tekstivärv on samuti siin nupuribal. Kui soovime valida kas trükitähed või kirjatähed, siis siin on suurtähtede jaoks nupp. Seda ei ole iga fondiga, nii et kui see nupp ei ole aktiivne, siis sellel konkreetsel fondil seda ilmselt ei ole. Ja soovitan vaadata ka efekte. Efektid on ka päris toredad ja annavad tekstile päris palju juurde, et milline siis tundub, et sulle võiks sobida. Ja ka joonduse paneme klassikalisemaks. Nii, tekst valmis. Oleme ka tekstinupud üle vaadanud. Küsimused võime me siis siia kõrvale kas kirjutada või teha mingite kujunditega ja mina otsustan täna kujundite kasuks ja panen siia ühe ringi, ühe ruudu ja ühe kolmnurga. Et otsustada, et need on täna minu küsimused. Võin nad panna üksteise alla, võin panna läbisegi, nii nagu mulle meeldib ja nende värve saan vahetada samuti siin nupuribalt. Näiteks ma tahan, et kolmnurk oleks roheline, ruut oleks kollane ja ring oleks punane. Võin ka siia sisse kirjutada, näiteks siia sisse saab otse kirjutada, näiteks number 1. Hästi väike hetkel, teeme ta veidike suuremaks. Siia number 2.
Esimene slaid valmis. Alustame esimese küsimuse slaidiga. Selleks lähen plussmärgi peale ja ütlen lisaleht ja saangi endale uue tühja lehe. Ja selle lehe peale panen ma 3 pilti, millest minu ülesande puhul 3 kuuluvad mingisugusesse hulka ja 1 sinna hulka ei kuulu. Kõige lihtsam on pilte leida elementide menüü alt, elemendid, ja kui sa kirjutad otsingusse mõne sõna, ma võtan näiteks esimesena koduloomad, kirjutan kass ja mul on nüüd võimalik valida kas graafilised kassid või siis ka fotod või ka videod, miks mitte. Mina jään praegu graafiliste kasside juurde. Kui sul on tasuta konto, siis jälgi, et sul ei oleks neid märke, need on tasulise konto pildid, aga leiad siit ka kindlasti. Mina võtan siit ühe ilusa kassi. Nii, panen ta ühte nurka, lähen otsin, kustutan sõna kass ära, kirjutan koer, jään jälle graafika juurde, vaatan, kas leian enam-vähem samasuguse koera ka. Panen siia ka koera. Nii, nüüd võtan näiteks hobune. Leian siit ka ühe toreda hobuse. Ja neljandaks võtan hoopis kaameli. Ja olen saanud siia esimese küsimuse 4 erineva pildiga. Nüüd proovin ma valmis teha õiged ja valed vastused. Selleks jälle lisan uue lehe. Ja õige vastus ongi, et kaamel ei kuulu hulka, mis tõttu ma võingi võtta selle sama kaameli pildi. Aga võin võtta ka mõne teise, võin võtta hoopis video, näiteks kaameli video. Võib-olla tahame lastega näha, milline see kaamel välja näeb. Nii, ka videote puhul leiame kindlasti neid videosid, mida me saame ka tasuta kontos kasutada. Ja kirjutan teksti ka, et õige vastus, kaamel ei kuulu hulka. Laste puhul võin panna ka hoopis mõne märgi, näiteks naeru näo siia. Aga mina siis praegu panen lihtsalt siia selle teksti. Õige vastus. Nii, teksti võib panna ka igale poole mujale, teksti alla võib panna mõne kujundi. Tekstile võime ka animatsiooni panna, et tekst näiteks lisaanimatsioon, tekst trükitakse siia peale niimoodi, ka seda võime kasutada. Nii. Ja oleme valmis saanud ka esimese õige vastuse. Teeme nüüd ka vale vastuse. Ja jälle lisaleht. Ja elementidest tasub meil nüüd otsida. Kaameli kustutame ära. Tasub meil nüüd otsida, mis võiks olla sobiv vale vastuse pilt. Mina kirjutan näiteks kurb.
kui ma võtan näiteks graafika, siis graafika puhul on mul võimalik valida siit lisavalikutest, kas ma soovin staatilist või animeeritud graafikat. Ma proovin praegu animeeritud graafikat. Ja need on siis kõik sellised liikuvad väikesed pildid. Näiteks selle poisi. Ja panen ka teksti näiteks proovi veel. Nüüd me võiksime neid slaide hakata omavahel ühendada, et vaadata, kuidas interaktiivsus tööle hakkab. Selleks on vaja slaididele panna pealkirjad, et sul oleks omal selgem, mida millega ühendada. Pealkirju saad panna slaididele nii, et lähed siia alla, kus sa neid väikseid pilte näed. Kui sa ei näe neid väikseid pilte, siis pööra tähelepanu siia alla, siin on nupp peida lehe pisipilt. Võib-olla on nad sul peidus, sa näed selliseid suuri pilte, aga pisipiltidega on võib-olla veidikene toredam toimetada. Lähed siia peale, nupp pildi peale tekib 3 täppi ja kõige üleval on kohe lisalehe nimi. Mina panen siis avaleht. Nii. Küsimus 1. Nii. 3 täppi. Õige 1. Ja vale. Ning hakkame neid siis omavahel nüüd ühendama. Ühendame esimesena ära küsimuse number 1 avalehel oleva kujundiga. Selleks lähen selle kujundi peale ja 3 täpist leian linkimise koha. Ütlen link. Ja nüüd ühendan ta ära küsimusega 1. Ta näitabki siia, et küsimus 1 on siia lingitud, valmis. Läheme nüüd esimese küsimuse peale ja igale pildile anname ka lingi, et kui me pildi peale vajutame, siis juhtub midagi. Kui ma vajutan kassi pildi peale, 3 täppi, link, siis see on vale vastus. Kui ma vajutan koera peale, ka see on vale vastus. Kui ma vajutan hobuse peale, ka see on vale vastus. Ja kui ma vajutan kaamli peale, siis kaamel on õige vastus, tema ei kuulu hulka. Nii. Veel, mis ma soovitan siia teha, on väikesed noolekesed selleks, et õige või valese vastuse juurest liikuda tagasi. Ning selleks võtame elementidest ühe väikese noole ja nüüd pööra tähelepanu, et sõna kurb kustutame ära, ka valikutest lülitame välja animeerimise. Neid peavad hästi hoolega vaatama. Ja kirjutan nüüd siia lihtsalt nool. Sest animeeritud asjale ei saa me linki lisada. Ja küsimuse slaidile võtan siit nüüd ühe noole. Teeks selle rohelise noole. Teen ta nii palju väikeseks ja keeran ka õiget pidi. Ja panen noolele ka lingi külge, et nool viib meid alati avalehele. Link ja avaleht valmis. Samasuguse noole panen ka õigele ja valele vastusele.
ma võin seda sama noolt siit dubleerida, selleks lähen noole peale, siin on dubleeri nupp ja lihtsalt lohistada siia väikese pildi peale ning sa saad selle noole siia. Nii. Ja proovime, kuidas meie mäng töötab. Nii. Number 1. Meie pildid on siin kenasti ootel. Vajutame kassipildi peale. Proovi veel. Nüüd ma arvan, et kaamel ei sobi hulka. Ja kaamel tõesti on õige vastus. Ja see nool peaks meid viima järgmiste küsimuste juurde. Järgnevalt vaatame, kust ja kuidas on veel võimalik võtta erinevaid pilte, et koostada erinevaid küsimusi. Ning selleks teen plussmärgist uue lehe, et kuhu neid pilte panna. Ning sellest saab siis küsimus 2. Panen talle kohe nime ära ka. Ja võin sellega kohe ära linkida ja läheme kohe avalehele ja paneme küsimuse 2 ka siia külge. Nii, lähen ruudu peale, 3 täpist, lingime ja lingime küsimusega 2. Paneme sellega juba valmis. Ja pilte on Canvas võimalik võtta ka rakenduste alt. Rakenduste alt leiad sa sellised toredad pildipangad nagu Pexels ja Pixabay, mis on sulle siia sisse ehitatud täiesti tasuta. Kui sa oled nad endale võtnud, siis leiad sa nad nupu alt teie rakendused ja minul näed nad siin kõige ees kenasti ongi. Kui sa neid ei ole veel endale alla laadinud, siis võtad sirvimine, kirjutad siia. Enteriga saadad otsima. Ja kui ta leiab sulle selle üles, siis tekib selline lilla nupp ava, sa vajutad sellele ja see rakendus ilmub ka sinu rakenduste hulka ja sa saad sealt väga palju toredaid pilte ja need on kõik täiesti tasuta. Otsin siit näiteks pildi ümmargustest asjadest. Pall. Ja nemad küll enamasti kipuvad olema fotod, aga mis siis fotodel kiviga on? Pall. Plussmärgist uue lehe õige vastuse jaoks. Õige vastus on püramiid. Võin siit selle sama võtta, aga nüüd püramiidi, kuna me võtsime videosid, siis püramiidi videot me peame minema siiski otsima kas elementide alla. Ja teksti oskad sa juba ise kirjutada. Paneme lehele pealkirja ka, see on siis õige 2. Ning lingime ära. Lähen oma küsimus 2 peale. Nii, see on vale vastus. Ja püramiid läheb õige 2. Kontrollime. Läheme algusesse tagasi. Paneme esitlusvaatesse ja vajutame küsimuse number 2 peale. Nii. Vale vastus. Püramiid ja õige vastus. Ja püramiidi videole tuleb meil siis ka see nool jälle paljundada. Nii, dubleerin selle ja lohistan selle küsimuse juurde. 3. variant, kuidas võtta pilte,
oli siis võimalus tuua pilte ja videosid väljaspoolt sisse. Ning selleks panen jälle alustuseks valmis omale uue lehe, siis küsimus number 3 ja plussmärgist avan uue akna ning soovitan keskkonda, mille nimeks on Pixabay ja mida sa juba said tundma Canva keskkonnas sees. Aga alustuseks siis leiame mõned pildid ja vaatame, mis on võimalik siit veel saada. Nii, tema väljaspool otsimiseks tuleb kasutada inglise keelt. Võtan siis teemaks tervislik ja ebatervislik ja soovin siis valida kas siis kõiki pilte või siis fotosid või graafikat. Siit on võimalik kõike ka eraldi välja valida. Esimest rida ärge kunagi võtke. Jätan praegu siis kõik pildid, aga siit on siis võimalik valida. Nii. Valin siit ühe ilusa porgandi. Ja selle pildi puhul vajutan pildi peale ning pildi kõrvale tulevad mõõdud, piltide mõõdud. Ma ei soovita valida võib-olla kõige suuremat, teised esitusse sobivad päris hästi. Nii et jätan selle valikmõõdu, mis tal alguses peal on, ütlen download. Nii, ja kui mulle tuleb kiri say thanks, siis see pilt on minu arvutisse laetud, reeglina alla laaditud failide kausta. Valin siit 4 pilti veel. Ja nüüd valin ka ühe video ja kuna õige vastus seekord on mul jäätis, siis kirjutangi uuesti ice cream. Aga fotode asemel valin seekord videod. Sarnaselt fotodele on ka kõik videod tasuta. Kui olen sobiva video leidnud, teen täpselt samamoodi download ja laen video alla. Ja kui ma juba Pixabays olen, siis võtan siit ka leian siit ka heliklipid õigetele ja valedele vastustele. Ning õige vastuse juurde olen ma otsustanud panna aplausi. Otsingusse kirjutangi aplause ja valin siit sound effect. Tuleb mul päris kena hulk heliefekte. Vajutades ruudu peal olevale kolmnurgale saan ma neid kuulata. See esimene sobib väga hästi ja allalaadimise nupp on heliklippidel siin kõige lõpus. Say thanks ütleb temagi. Ja valele häälele võtan näiteks vile. Nii, see viimane, see tirts sobis väga hästi. Valin selle ja olen kõik, mis mul veel vaja on, oma mängu jaoks siit kätte saanud. Leian oma mängu üles. Ja nüüd on mul vaja need, mis ma siia alla laadisin, kõik oma Canvasse sisse transportida. Selleks kasutan nuppu üleslaadimine.
laadi üles faile ja alla laaditud failide hulgas sa näed kõik sinu 2 heli, 1 video ja 4 pilti. Kõik on siin kenasti olemas. Laen need Canvasse. Natukene võtab aega ja saan juba pildid ära panna. Videote alt leian oma jäätise video. Nii. Lisan mõlemale slaidile ka tagasimineku nupu kopeerides. Ja lingin ära ka õiged ja valed vastused. Nii, jäätis on õige vastus. Aha, mul on veel nimed ka panemata. Paneme nimed ka. Küsimus 3. Ja õige 3. Nii, lingime ära. Ja lingime 3. küsimusega avaslaidi külge. On aeg külge panna ka helid. Selleks läheme üleslaadimise nupu alla, leiame helid. Näen, et mul on olemas siin aplaus, mul on olemas siin vile ja ma pean nad panema nende slaidide alla, kuhu nad kuuluvad. Vile kuulub vale slaidi alla, ma võtan sellest kinni ja lohistan ta lihtsalt selle slaidi juurde. Ja aplause lohistan õigete vastuste juurde jälle järg. Nii, õige vastus. Veel üks õige vastus. Proovime mängida. Esitle. Küsimus 1. Vale vastus. Küsimus 2. Vale vastus. Nool tagasi. Küsimus 2. Õige vastus. Ilusti olemas, noolest tagasi. Küsimus 3. Vale vastus. Küsimus 3. Õige vastus. Ja kenasti olemas. Niimoodi oledki saanud sellise toreda mängu, kus on võimalik lisada erinevaid üleminekuid ja Canva väikeseid eriefekte. Tegelikult saad sellise mängu luua iga esitlusega, mis iganes programm sulle parasjagu ette tuleb. Nii et julgelt nikerdamist ja häid ideid!